Alustuseks oleks õige välja öelda, et mida rahvarõivad minu jaoks üldse tähendavad. Minu jaoks on nad talupoja kultuuris loomuliku elu raames kantud rõivad. Ja rõivaste tegemisel oli siis ja on ka täna väga oluline oskus kanga kudumine. Kui me täna hakkame endale rahvarõivad tegema, siis tuleks endalt ikkagi küsida, et miks me neid teeme. Mina isiklikult püüan järgida eeskujuks võetud esemete kangastelt nii värve, mustreid, kanga tihedusi kui ka rakendusi ja ka loomulikult materjale. Täna võiks ju alustada rahvarõivaste tegemist sellest, et me läheme poodi, ostame sealt ühe linase kanga, kuid kahjuks on kaubanduses müüdavad kangad kõik suuremas osas labases koes. Aga kui hakata vaatama meie rahvarõivaseelikuid, linaseid ja ka püksikangaid linaseid, siis ja need lähedal vaatlemisel on näha, et nendel on isikupärane struktuur ja need on ikkagi teatud koes kootud. Tänapäeval on minu jaoks ikkagi täiesti põhjendatud näiteks linase seeliku jaoks linase kanga kudumine ette võtta. Ja tahan juhtida ka tähelepanu sellele, et ka linasel kangal on toon. Et kui me täna läheme kauplusesse ja leiamegi sealt, meile tundub, et sarnase koega kanga, siis tihti see kipub olema liiga valge. Et ajalooliselt on ikkagi need kangad kootud naturaalse linasetooni ja need on kevadeti lume ja päikese käes heledamaks pleegitatud. Et siin on näha vabrikus toodetud kanga ja ka siis ajalooliselt ja ka täna käsitsi kootud kangaste tooni erinevused. Meie rahvarõiva maailmas on seelikud väga sageli kootud poolvillased ehk siis linase lõimega ja ühekordsete villaste lõngadega on kootud siis triibumuster sisse. Et linane lõim on olnud kasutuses nii-öelda varasemal perioodil. Hiljem on kasutatud ka puuvillast, kuid ma täna siiski julgustan kasutama, kui on ajaloolisel esemel eeskujuna näha, et see on kootud linasesse lõime, siis ma ikkagi väga julgustan linast lõime kasutama, sest see linane lõim tekitab seelikus, seeliku kangale annab tugevust ja ta ka oma olekult hoiab ka seda nii-öelda vormi ja kaharust paremini. Et siin on siis üks näide linasesse lõime kootud seelikust. Ja siia kõrvale lihtsalt, kui nüüd proovida nii-öelda tajuda seda linase lõime sisse kootud kangast ja siin on üks näide, mis on puuvillase sisse kootud kangast, siis ilmselgelt on näha, et ta on selline pehmem. Meie triibuseelikutel on levinud selline tehnika, mida nimetatakse koeripsiks, ehk siis see tähendab seda, et värvilised triibud on kootud kangasse selliselt, et lõime üldse näha ei jää. Samas meil on ka selliseid seelikuid, kus see nii olnud ei ole. Ehk siis on näha, kuidas on lõime siis pandud kahte erinevat materjali ja tänu sellele, kuna see kude ei ole nii tihe, siis tekib ka lõimes selline nagu kerge triibuline joonestik kangasse. Ja kolmas variant seelikutes, kus siis see ruudustik läheb juba väga selgeks ruuduks, on selline, et need on läbi villased. Nii lõimed kui koelõngad on siis sarnased ja tänu sellele selline ruuduline pind tekib. Täna armastatakse väga kududa triibuseeliku kangad atlaskoes. Kui me nüüd võrdleme kahte kanga pinda pealtpoolt, siis juba me näeme, et see struktuur on neil erinev. Ja kui ma keeran teise külje, siis on näha, kuidas atlaskoes tekib seelikule nii-öelda nagu sisemine või tagumine külg. Mandri osas ajalooliselt on atlaskoes seelikuid kootud väga vähe.
Ja miks ma ikkagi soovitan kududa sellises koes, nagu siin näha on sellepärast, et see on mõlemalt poolt ühesugune. Ja ajalooliselt on meie talutaares olnud selline komme, et kui seelik ühelt poolt kas määrdus või pleekisid värvid liialt ära, siis sul oli võimalus keerata kangale teine külg ja oli nagu jälle uus seelik. Ja see on jälle selline ratsionaalne mõtteviis, mida täna võiks ju kasutada. Ajalooliselt on mulgid kandnud vaipseelikud ja vaipseelikute kangad on ka läbi villased. Kuna vaipseeliku eelkäija on sõba, mis on kootud toimses koes ja sellise toimse koe sees on näha diagonaaltriipe, siis jällegi viitab mingile traditsioonile, mis siis meie talutaares välja kujunenud on. Et kui täna minna kaubandusse ja osta villaseid kas siis vaipseeliku kangast või ka kampsuni või pikue kangast, siis tegelikult sellise toimse joonega kangaid poest väga võimalik osta ei ole. Ehk siis jälle tasub see kanga kudumine täna ikkagi ette võtta. Aga kuidas tunda ära täna tegemist on käsitsi kootud kangaga? Et kui me võtame vabrikukanga, siis ta on selline nii-öelda masinlik, mehaaniline, väga ühtlane, sile. Servades on tihti sellised nähtavad koeservad, mida me kunagi kasutada ei saa. Käsitsi kootud kanga puhul on näha, et see pind on elav, ta ei ole nii ühtlane, et kanga kuduja, kui ta käsitsi tõmbab ka soalaadi kinni, siis ka need tõmbetugevused on natukene erinevad, see, kuidas see lõng läheb vahelik, on erinev ja tänu sellele tekib selline struktuur, mis on silmale huvitavam vaadata kui üks vabrikukangas. Ja väga suur väärtus on ikkagi koeservad, et kui me täna koome ka linaseid kangaid ise, siis ajalooliselt on meie talurahval olnud nii palju tarkust, et nad kudusid täpselt nii laiad kangad, nagu neil vaja oli ja nad kasutasid koeservi väga ratsionaalselt. Näiteks siin on üks põllekangas, mille servasid ma ei pea enam palistama, nii nagu tegelikult muuseumis olevatel põlledel ka olukord on. Ja siin on veel ka üks ülevise, mille kangas on ka täna ise kootud ja jällegi ma tahan välja tuua, kuidas kui me vaatame ajaloolised esemeid, siis ka see, et mismoodi ja kus kohas on koeservad ja milliseid õmblusvõtteid kasutatud, see on ka väga õpetlik ja mina isiklikult leian, et kui me koomekanga, et me kasutame neid õmblusvõtteid, mis on ajaloolistel esemetel näha. See annab sellele valminud rõivale ehedust juurde. Ta on stiilipuhtam, aga mis kõige tähtsam, ta lisab väga palju väärtust ja läbi selle me hoiame oma pärandit.